Tere! Toora nädalapeatükk Hayesara räägib meile muuhulgas sellest, kuidas meie esiisa Isaak abiellus Rivkaga. Ning selle kohta ütleb Toora, et Isaak viis Rivkat teatud telki sisse, mis kuulus Saarale, kes oli tema ema. Ja sellest, et väärs ütleb meile nii konkreetselt, et tegelikult oli mingisuguse erilise telgiga, mis kuulus Saarale, kes oli tema Iisaki ema, tekib meil kohe küsimus, et miks peab kõiki need kolm asja nii täpselt välja tooma. Selle puhul tuleb Rashi ja kommenteerib, et Rivka puhul tekkis kolm ime. Esimene nendest oli seotud sellega, et küünlad, mida ta süütas šabati eelõhtul, põlasid nädal aega. Šabati eelõhtust järgmise šabati eelõhtuni. Teine ime oli seotud tainasega, et see oli õnnistatud. Ja kolmas ime oli seotud sellega, et tema telk oli õnnistatud. Selle üle oli pilv, mis oli justkui kinnitatud telgi külge. Ja Rashi tsiteerib, et tema kommentaar on võetud Bereshit Rabast. Kui me vaatame, mis järjekorras kõik need imed on mainitud Bereshit Rabas, siis tegelikult see järjekord on hoopis teistsugune. Esimesel kohal on seal pilv, teisel kohal on tainas, kolmandal kohal on küünlad. Miks just nii? Sest kui me vaatame uuesti värssi, siis ka seal on järjekord täpselt samasugune nagu Bereshit Rabas. Esimesel kohal on eriline kindel telk, teisel kohal on Saara ja kolmandal kohal on ema. Ja need imed on nende kolme asjaga vastavuses. Kust me seal näeme? See, et tegemist oli mingisuguse erilise telgiga, me näeme ühe näite selle kohta eelmises nädala peatükis Vaira, kus Jumal käskis Abrahamile, et ta peaks tooma oma ainukese lapse, ainukese poja Iisaki ohvrina. Ja seda ta peab tegema mingisugusel teatud mäel, mingisugusel teatud mäe otsas. Ja kus ta saab seda teada? Abraham ärkas järgmisel hommikul, varahommikul, tõisis üles, võttis kaasa Iisaki ja nad hakkasid liikuma. Kõndisid 3 päeva mööda kõrbe ja kolmandal päeval ta nägi, keset kõrbe seisab mägi ja selle üle on pilv. Siis Abraham kohe mõistis, kohe sai aru, et see on see koht, kus ta peaks ehitama altari ja seal tooma oma poja Iisaki ohvrina. Ehk siis see, et tegemist on pilvega, mis märgistab teatud asja, siit me ka näeme, et ka meie nädala peatükis, kus tegemist oli mingisuguse erilise telgiga, mis oli märgistatud pilvega, just pilv annab meile teada, et see oli mingisugune eriline telk, mis oli teistsugune ja erinev kõikidest teistest telkidest. See, et tainas, millega Rivka tegeles, oli õnnistatud, kuest see on seotud Saaraga. Jällegi, eelmises Toora nädala peatükis Vaira me näeme kohe peatüki alguses, kui Abrahami juurde tulid külalised, siis ta hakkas nende jaoks valmistama piduliku söögi. Ja kogu ettevalmistamise ta võttis enda peale välja arvatud üks asi, matsaleiba küpsetamine. Sellega ta palus tegeleda spetsiaalset Saarat, kuna tainase valmistamine ja matsaleiba küpsetamine oli Saara vastutusvaldkond. Ka siin me näeme, et kui Saara puhul oli see tainas õnnistatud, sest see oli tema vastutusvaldkond, siis ka Rivka puhul oli tainas õnnistatud. Kus me näeme, et küünlade süttamine oli seotud sellega, et Saara oli Iisaki ema. 5-aastane laps, kes hakkab esimest korda Toorat õppima, teab väga hästi, kes vastutab küünlade süttamise eest šabati eelõhtul tema kodus. Perenaine, tema ema, see on tema vastutus.
Ja kuigi juudi seadus ütleb, et kui mingil põhjusel perenaine ei saa küünlaid süütada, siis seda peab tegema peremees, isa ja isegi siis, kui juudi peres on veel tüdrukuid, kes koos emaga küünlaid süütavad, siis teatud peredes on poiss esimene laps, kes on selles peres sündinud ja tema teab väga hästi, et ainuke inimene, kes ideaalses olukorras vastutab küünlade süütamise eest, on tema ema. Ehk siis võib öelda, et imede järjekord, mis on loetatud Bereshit Rabas, on õige järjekord, kuna kõik need imed on vastavuses sellele, kuidas on üles ehitatud meie värss. Esimesel kohal on eriline telk, teisel kohal on Saara, kolmandal kohal on ema, Iisaki ema. Ehk siis need imed on samamoodi vastavuses. Eriline telk on vastavuses pilvega, õnnistatud tainas on vastavuses Saaraga, kuna see oli tema vastutusvaldkond, kui ta oli elus. Tainase valmistamine ja kolmandal kohal on küünlade süütamine, mis on ema vastutus. Ja tänu sellele, et kõik need imed tuli tagasi siis, kui Iisak abiellus Rivkaga ja tegelikult, kui Saara oli elus, siis kõiki need imesid oli võimalik nende kodus näha ja siis, kui ta suri, need imed lõppesid ära, katkesid ja siis tulid uuesti tagasi, kui Iisak abiellus Rivkaga, siis tänu sellele me teame, et Rivka oli sama õiglane kui Saara. Ja see oli ka üks peamisest põhjustest, miks Iisak on üldse otsustanud Rivkaga abielluda. Aga samas tekib küsimus, et miks oma kommentaaris Rashi tsiteerib need imesid hoopis teises järjekorras. Esimesel kohal tema kommentaaris on küünlad, teisel kohal on õnnistatud tainas ja kolmandal kohal on pilv. Seletus on väga lihtne. Tema järjekord, kuidas Rashi loetleb neid imesid, on seotud otseselt Rivka tegevustega. Kuna Rivka ise oma kätega pidi küünlaid süütama, siis see, et need küünlad põlesid nädal aega, oli seotud tema tegevusega. See, et ta pidi valmistama tainast, seda ta pidi ka tegema oma kätega, keegi teine ei saanud seda teha tema asemel. Ning kolmas ime, mis oli seotud pilvega, see tekkis sellepärast, et see tänu Rivka iseloomule, et tema oli õiglane naisterahvas. Ja kuna tema oli õiglane, siis ka tema telk oli õnnistatud ja see oli eristatud kõikidest muudest telkidest. See oli omapärane eriline telk ja kus me seda teame? Tänu sellele, et see oli märgistatud pilvega. Nüüd siin võib tekkida veel üks küsimus. Kust me teame, et need küünlad, mida Rivka süütas, põlesid nädal aega? Seda me teame Bereshit Rabast ja seda ütleb meile Rashi sulgudes ja tema kommentaar on sealt võetud. Bereshit Raba ütleb meile, et küünlad põlesid nädal aega ja sealt me teamegi, et nende küünlade puhul tekkis selline omapärane ime. Meie õppetund meie jaoks seisneb selles, et kui Iisak abiellus Rivkaga, oli ta alles 3-aastane. Ja kuigi juudi seadus ütleb meile, et tüdrukul tekib kohustus küünlade süütamiseks šabati õhtul alles siis, kui ta saab 12-aastaseks, siis tegelikult Rivka hakkas seda tegema siis, kui ta oli 3-aastane. Ja tänu sellele me teame, et kui meil kodus on väiksed juudi tüdrukud, kes saavad 3-aastaseks, siis me ei pea ootama veel 9 aastat. Me peaksime alustama nende harjutamist küünlade süütamiseks šabati õhtul juba siis, kui nad on 3-aastased. Ja miks nii? Sellepärast, et nad on meie esiemade Saara, Rivka, Leia ja Raheli järeltulijad. Ja neil on ka olemas selline omapärane jõud,
süütada küünlaid ja tuua koju õnnistust. Kuigi nende küünlad ei hakka põlema nädal aega šabati eelõhtust järgmise šabati eelõhtuni, aga see õnnistus, mis tuleb nende küünlade süütamisega kaasa, see hakkab kodus valitsema nädal aega. Ja siit me näeme ka veel ühte olulist asja, et kui juudi seadus ütleb, et kui mingi põhjusel kodus perenaine ei saa küünlaid süütada ja seda peab tegema peremees, isa, siis ka Abrahami puhul, kui Saara suri ja ta ei saanud enam küünlaid süütada, siis selle vastutuse võttis enda peale Abraham. Aga tema küünlad ei põlenud nädal aega. Miks nii? Sellepärast, et temal on teine vastutus, tema kui peremees, kui isa, kui juudi mees, tema vastutus on teenida raha, käia tööl, tuua koju sisse toorainet, millest pärast siis abikaasa, perenaine valmistab ette maitsva söögi. Ehk siis me näeme siit, et igaühel meist on ka oma kindel vastutusvaldkond ja kui me ainult tegeleme oma vastutusega, siis meil on ka selleks antud Jumala poolt ka eriline jõud. Meil on ka oma antud eriline õnnistus ja kui me hakkame oma vastutusega tegema ja mitte üritame täitma teise inimese ülesandeid, siis ka nendel asjadel, mida meie teeme, hakkab valitsema õnnistus. Meie töö tulemus, meie tegevuse tulemus hakkab olema õnnistatud. Ja teine väga tähtis õppetund seisab selles, et me ei pea ootama, kuna meie saame bar mitzvaks või bat mitzvaks, kuna meie saame 12-aastaseks, kui me praegu oleme alles 3-aastased. Me peaksime tegelema oma vastutusega juba praegu ja siis tänu sellele, et me ei oota, tuleb ka meie koju õnnistus. Shabbat shalom ja meeldivat toora õppimist!